ja ma toon ikkagi ühe asja veel sisse, see pere osa, eks ju, meesterahvastel ei ole nagu popp nagu tähtsustada oma peret, tough guys. On ikka, järjest rohkem on. Järjest rohkem on, jah, aga ma mäletan seda, et ma väga palju ettevõtjana, juhina proovisin nagu välja jätta kogu selle pere poole, sellepärast, et ma arvasin, et see vähendab minu kuidagi mingit usaldustväärsust, ma ei tea, äripartnerite ees või kelle investorite, kelle muu veel ees. Aga ühe lubaduse ma andsin, kui ma ärisse astusin, ja see oli see, et mitte ükski äri ei ole seda väärt, et ma kaotan oma pere. Ja ma andsin nagu nii range lubaduse endale, et ükskõik mis, aga ma seda ei tohi lasta nagu juhtuda. Ja ma arvan, et hästi palju oli nagu pluss see, et mul oli väga selline tugev naine kõrval, kes ei andnud meie pere sääste selleks, et ma saaksin oma toetajatele palka maksta. ja ma mäletan, ma nagu reaalselt nutsin ja palusin nagu põlvili ta ees, et usu mind, et et mul on ainult selleks korraks vaja seda. ja ta ei andnud. Ja teine asi, mis tema tegi õigesti ja mis tänu sellele läks õigesti, oli see, et ta ütles, et meil oli väike esimene poiss oli sündinud ja siis oligi kõige raskemad ajad firmas ka, ja siis ta ütles, et mind ei koti, sa oled kell 5 kodus. Ja kujutad sa ette, kui nagu kogu firma lihtsalt niimoodi vaikselt vajub ja su naine ütleb niimoodi ja sa oled endale lubanud, et ükskõik mis, aga sa ei kaota oma perekonda, eks ju. Ma olen väga tänulik oma naisele selle eest, sest kui meil ei oleks seda reeglit, et ma kell 5 olen kodus, siis ma tõenäoliselt oma esimese poja nagu kasvamist ei oleks nagu näinud. Sest ma oleks jõudnud koju siis, kui ta magab, ma oleks läinud siis, kui ta magab, ma oleks läinud, ma ei tea, piltide pealt näinud. Ja selles mõttes, nii et see kogu selle asja nagu selline minu õppetund oli ka, et ma suudan ikkagi nagu teha õigeid valikuid nendel kriitilistel hetkedel ja kuigi ma mäletan, et see ei tundunud üldse õige anda järgi nagu perele tolle hetkel, siis ma tean, et mingi sisemine kompass juhib selles osas mind, et kui on sellised kriitilised hetked, siis ma vähemalt oma jaoks tähtsaid asju või tähtsat perekonda nagu ei pane kahtluse alla. Selles mõttes võib-olla on isegi hea nagu endaga teha selline kokkulepe, päris hea nipp, et sa teed mingisugune mõõdupuu sul kuskil väljaspool seda oma tegemisi ja oma projekte nagu peab olema, millest sa nagu saad aru, et kui halvad asjad juba on. Seda on jah niimoodi, et vähemalt minu puhul on küll niimoodi, et ma ennem räägin hästi kõva häälega mingisugused asju, mida ma justkui usuksin. Tegelikult ma veel sisimas ei usu, aga ma veenan ennast nagu kõva häälega ja need kokkulepped on 1-5, et sa nagu veenad ennast kõva häälega ja räägid suure suuga, et ma olen niisugune nagu pereinimene. ja see nagu, ja kuidagi, aga tegelikult kuklas on taga ikka niimoodi, et kas ma ikka olen päris pereinimene, et äkki kui niisugune situatsioon tuleb, et siis ma ikka kuidagi nagu kaldun ikkagi nagu teise valiku kasuks. Aga mingi hetk see nagu kuidagi klõks, vähemalt minul käib nagu ära, et päriselt ongi niimoodi, et sa ei sea kahtluse alla, kuna see kokkulepe sinu endaga või see uskumus on nii palju kordi nagu vastu pidanud.